Mina olen küll mässumeelne muinsuskaitse järelevalve, omaniku järelevalvet ei tee ja tehnilist pädevust justkui ei ole, aga targutamast ja küsimast see mind üldse ei sega ka nendel teemadel, kus mu justkui ei peaks olema pädevust. Aga mulle tundub, et rumalaid küsimusi, kui selliseid ei ole olemas. Et selles mõttes, et mõnikord ka, kui on nagu selline teema, kus ma tõesti ei olegi nagu eksperti paberite järgi ega ka mitte kogemuse järgi, siis küsida ometigi ei keela ju keegi. Ja vahetevahel juhtub, et selline kastist välja küsimus, mis ongi küsitud sellise humanitaartaustaga naisterahva poolt, võib vahetevahel viia hoopis nagu selliste teistsuguste kastist välja lahendusteni. Et lihtsalt siin akna teemal jätkates jälle võib-olla ongi sobibki hästi viimaste aastate parimateks õppetundideks, et tegelikult nagu, kui me räägime energiatõususest, siis mässame omaniku vastu, mässame ehitaja vastu, aga tegelikult tuleb ehituse all vahetevahel mässata ka muinsuskaitse vastu, kuigi sa oled muinsuskaitseni järelevalve ja küsida ka nagu muinsuskaitse käest, et loomulikult kõik nii kasvavad uued aknasõlmed ja uued akende tööjoonised, see on kindlasti asi, mis tuleb muinsuskaitsega kooskõlastada, et seda päris nii ei saa teha, et mul tuli idee ja nüüd teemegi. Aga mul on küll viimaste aastate praktikast päris mitu sellist juhust olnud, kus tulevad täiesti uued tööjoonised, täiesti põhimõtteliselt teine lahendus, sest projektis võib-olla ongi olnud selline nagu nii-öelda mugav lahendus, kus on teada, et see läheb kindlasti läbi, et arhitektil on ka nagu hea teha sellist projekti, kus on teada, et muinsuskaitse kindlasti kooskõlastab, aga et see võib-olla ei ole sugugi mitte kõige optimaalsem, kõige nagu ka energiatõusu mõttes mõistlikum lahendus, omanikule kõige kasulikum lahendus, et selles mõttes neid kõiki üle vaadata on minu meelest väga okei. Ja mul ei ole pilti näidata, sest see on selline eksprompt nii sõnavõtt nüüd selle akende teema koha pealt, aga et kui Üllar pakkus siin välja sellist väljaspoolt avanevat kaheraamset, kus nagu väline osa jääb nii nagu on ja siis on sees selline klaaspakett, siis mul on nüüd ühel objektil just olnud selline tootearendus üheraamse pakette akna puhul, kus üheraamse pakette akna põhine probleem on see, et seal on peale kleebitavad prossipulgad, mis on asi, mida muinsuskaitse üldiselt näha ei taha väga erinevatel põhjustel, aga peamiselt seetõttu, et sa saad kohe kaugelt aru, et on peale kleebitud prossipulgad. Ja asi, mis nagu visuaalselt päästab tohutult palju, on see, et seal on veel eellugu ka. Eellugu on see, et tavaliselt on öeldud, et prossipulgad tuleb tappida. Sageli muinsuskaitse küll ei ütle, kuhu need tappida. Eelduslikult me eeldaksime, et tuleb tappida raami külge, eks ole. Aga raami külge ei saa sa tappida prossipulkasid, kui sul nad peale kleebitavad. Aga mis me tegime, oli see, et me tappisime prossipulgad omavahel kokku ja siis kleepisime raami külge. Ja tulemus on nagu uskumatult hea. Et kes tahab, võib küsida mu käest fotosid või tulla vaatama näidisakent manufaktuuri. Et tegelikult just käisin seal täiendkoolitusega ekskursiooni tegemas ja öelda väljaspoolt, kui sa vaatad, kas on kaheraamne aken, üheraamne aken, ei saa üldse aru ja kui vaatad nagu sõlmelahendust, vaatad ka lähedalt, eks ole, siis tegelikult praktiliselt ei tee vahet, et millega on tegemist, kui on hästi kvaliteetselt teostatud. Et tegelikult on võimalik, et kui ei ole nagu oluline see, et sul oleks näha seda kahte raami, just nimelt, et nagu mingite hoonetüüpide puhul see on oluline, eks ole, mõisale me ei pane võib-olla seda ja mingisuguse väikene majale, aga on kohti, kus ta saaks panna ja minu meelest nagu see lahendus teeb korda selle, et sul ei teki seda visuaalset probleemi. Et ühesõnaga mässata tasub ja uusi lahendusi tasub ka otsida. Võib panna mõlema poole, siis sul tekib see küsimus, et sa peaksid, seal ei ole pandud mõlemale poole, kuna interjöör ei ole nagu väärtuslik. Kui sa paned mõlemale poole, siis sa peaksid panema vahele tupleks liistu. Et vastasel juhul sul jääb see asi, et sul paistab kahe prossipulga vahelt läbi. Aga mis on hea teostus on see, kui sul on ühel pool prossipulgad, on see, et sul on paketivaheline liist, kus sa katad selle liimijälje ära, et seespoolt ei vaata liimijälge. Et selline praktiline jutt. Aga asi, mida ma siis vast kõige rohkem on õppinud ja mitte ainult viimastel aastatel, vaid iga kord õpin ikkagi juurde seda, et mis minu meelest ongi nagu A ja O, et muinsuskaitseline järelevalve
mul vist jäin siin nagu eelmine slaid, et muinsuskaitseline järelevalve, et mul et see ei ole tegelikult mingi kellegi järgi valvamine, eriti veel tagantjärele valvamine, et sellest nagu on hästi vähe abi ja mulle tegelikult ei meeldigi kedagi nagu valvata, et mulle meeldib nõu anda, läbi arutada, lahendusi otsida ja tegelikult mulle tundubki, et selle asja tuum on just nimelt see, et sa püüad ette mõelda ja jamasid ennetada, et kui on juba juhtunud, siis mõelda, mis sellega peale hakata, aga just nimelt, et arvestades seda, et muinsuskaitseline järelevalve ei ole objektil 8 tundi päevas iga päev, vaid külastab seda, ma kujutan ette umbes keskmiseks tihedusega kord nädalas, sõltuvalt objektist muidugi, siis ega sa kedagi valvata ei saa, et sa saad lihtsalt luua tingimused selleks, et asjad oleks hästi, et kui keegi tahab pahatahtlikult halvasti teha, siis ta seda ka teeb. Jällegi enda praktikas on ka olnud objekt, kus pahatahtliku omanikuga, kus sa teed küll kõik kokkulepped ära ja siis omanik, sa lähed lahkud objektilt ja siis omanik sinu selja taga sõidab kopaga hoonesse sisse või ütleb kopamehele, et nüüd lammuta. Ja siis sul ei ole mitte midagi teha. Et seda, aga päris palju saab ennetada ja ma arvan, et see esimene võtmekoht siin ongi see, et on avatud ja proaktiivne suhtlus, et aktiivne või proaktiivne, et sa, muinsuskaitseline järelevalve minu nägemuses, ma räägin ainult iseenda kogemustest, ega ma tegelikult ei tea, kuidas teistel on siis suhtlemise mõttes midagi selline kena kuldne kesktee müügimehest ja diplomaadist, eks, et sul peaks olema selline müügimehe järjepidevus ja pealetükkivus, et sa ei jää ju ootama, et keegi palub sind lahkesti, et olge kenad ja tulge astuge meilt mõnikord läbi, vaid sa ikkagi ütled ise ka, et kuule, kuidas te läheb, et kui ma tulen vaatan, et ideaalne, kui on loomulikult iga nädalane objekti koosolek kokku lepitud ja nii käibki, eks ole. Et aga on objekte, kus seda ei ole, põhjusel või teisel, et siis on nagu enda asi ikkagi öelda, et kuule, ma tulen nüüd, et ma tulen iga esmaspäev või siis, et ma tulen ülehomme jälle, et vastavalt sellele, kuidas on, et ise nagu selle koha pealt aktiivne olla. Sest on ka hästi räägitud, et teha kindlasti, et kõik saavad asjast ühtemoodi aru, et ega seda muud moodi ei saagi teha, kui küsides ja peegeldades. Ja siis ma olen pannud sellise punkti nagu usaldus versus kirjalikud kokkulepped. Jälle, ma põhimõtteliselt olen loomu poolest naiivne ja usaldav. Et mulle võib ilusat juttu rääkida ja ma usun küll. Aga iga aastaga püüan järjest rohkem sõlmida ka kirjalikke kokkuleppeid. Jällegi see, et kui on miski asi on kirjas, siis kõik teavad, et nii on. Et sellest saab võib-olla on vähem nagu mööda rääkimist. Aga teistpidi, nagu usalduse loomine ja hoidmine on minu meelest ka väga oluline ja just see, et nagu julgustada ka objekti juhti küsima, helistama sulle igal suvalisel hetkel. Et see on ka see asi, mis ma nagu alati teen või palun, et nagu, kui sul on mingi kahtlus, et helista mulle, küsi, räägime üle, et ükskõik mis asi on, et võib-olla tundub ebaoluline, aga helista ikka või küsi ikka ja see vahetevahel hoiab ära igasuguseid selliseid pisikesi jamasid või asju, et ega kõige peale ei tule, et näiteks just siin mitte väga ammu sain kirja, et kas siis nagu vanadel taladel, et teeme siledaks või jätame vanad kirvejäljed ka siis sisse, eks ole, et ma vist ei oleks tulnud üldse selle peale, et hakata seda rääkima, et puhastame ikka nii, et nagu jäävad vanad kirvejäljed ja see on oluline. Aga et kui see küsitud poleks, et ma oleks 2 nädala pärast läinud ja vaadanud, et oi, mis te teinud olete. Et selles mõttes küsida ise hästi palju ja julgustada teisi ka küsima. Siis selline võtmekoht on vist see, et on, projektis on hästi palju asju ära lahendatud, aga sageli tulevad ka uued tööjoonised töö käigus, kas või sama avatäidete teema, et arhitektil võivad olla väga head joonised, aga eriti kui see tööde maht on natukene suurem kui sellise paari koopiaakna tegemine, vaid on vaja teha rohkem aknades, tulevad mängu nagu suured aknatootjad, siis esimene asi, mis öeldakse, on see, et oi, aga päris sellist sõlmelahendust me küll teha ei saa. Või siis on see, et aknatootja isegi ei ütle seda sulle, vaid ta saadab sulle omapoolsed sõlmed kooskõlastamiseks, tähendab ta sulle ei saada seda objektijuhile. Ja siis, kui nüüd nagu hästi läheb, siis saadakse ikkagi teile ka. Aga et sa lihtsalt
näeksid, ühesõnaga, et sa teeksid kindlasti, et need sõlmejoonised sinuni jõuavad, et just avateete puhul, ja siis seal on nagu mingid raudpolt kindlad asjad, mida tuleb alati järgi vaadata, no näiteks see, et kui aknatootjal eraldi mitte öelda, siis ta kindlasti teeb paketi vahelise liistu hõbedase. Et see on nagu täiesti kindel. Ja see võib isegi projektis kirjas olla niimoodi, aga ega siis aknatootja projekti ei loe, et tema lihtsalt pakub sulle oma standardsõlme ja kui sa selle sealt nagu läbi lased, siis ma ei tea, kellele näpuga me näitame, et nagu valesti läks. Taridite kinnikatmine ja väärtused detailide ladustamine on vist ka selline üsna oluline punkt, aga see on vist nii elementaarne, sest väga pikalt ei räägi võib-olla ainult see pildi kommentaariks seda, et jälle peaaegu igal objektil ükski ehitaja ei viitsi hakata treppi kinni katma. Et see on nagu paegi või treppi kinni katmine alati üks peavalu, et seal tuleb alati see jutt, et ei, mis me täst ikka katame, tegelikult me teed seda trepikoda üldse ei kasuta ehituse ajal. Et seda juttu ärge kuulake, et absoluutselt iga jumala kord, kui on see asi, et seda treppi me ei kasuta, siis mõne aja pärast tuleb sealt keegi alla ikkagi nagu, või et see ainult elektrikud käivad või et kindlasti ei käi, et minu meelest see on see koht, kus pole üldse mõtet nagu pikalt vaielda, vaid see on nagu see kanna maasurumise koht, et katame küll kinni, et kui või siis on tõesti niimoodi kinni pandud, et see trepikoda sealt ei saagi käia, aga kui ta on lahtine trepikoda ja ta on restaureeritav paeg või trepp, siis nagu pole mõtet pärast jaurata, et kas need täkked olid varem või tekkisid ehitustööde ajal. Ja juba hästi põhjalikult läbi käidud teema siin Tanni loengu ajal ja Mardi poolt ka täpselt väga õiged nagu märkused, et proovitöö, minu meelest on see nagu ka täiesti selline üks peaaegu kõige olulisemaid asju üldse, et igal juhul teha võimalikult palju näidiseid selleks, et seal on kaks asja, et tõesti, et ühtepidi me saame kõik aru sellest lõpptulemusest ja kvaliteedist, aga mõnikord on ka see, et ehitaja pakub mingit uut lahendust. Ja ta tegelikult ei teagi, kas see on hea lahendus või halb lahendus. Et nagu ei oskagi päris ette kujutada, et huvitav, kas see nagu oleks okei või ei oleks. Et siis on minu meelest ka väga nagu normaalne küsida, et aga kuulge, tehke üks näidis, et vaatame siis koos üle. Mõnikord selgub, et ongi jumala hea lahendus, mis pakub. Ja parem kui projektis oli ja ei olegi selle peale tulnud, et ehitaja nagu ütleb, et minul on varasemad kogemused ja me oleme niimoodi teinud. Mõni teine kord on tulemus see, et ehitaja ütleb ise ka, et ei, pagan, vist ei olnud hea, on ju. Aga just, et sellise nagu näidise pealt sa saad sellest aru. Ja selle näidiste puhul, just Matt ütleski, et see kohe alguses nagu kokku leppida, et mis näidiseid on vaja teha. Et jällegi minu meelest ei ole ühelgi ehitajal midagi näidiste tegemise vastu, aga see nagu selline häda tuleb siis, kui seda ei ole ehitajal ajagraafikus kirjas. Ehk et ta ei ole sellega arvestanud. Et temal on ajagraafiku see, et kõik ju teate, eks ole, et mingid tööd on mingisuguses kindlas järjekorras ja tal on juba arvestatud, et tulevad mingid järgmised tööd peale ja siis, kui sina oled oma kuskil alles näidiseid tahad teha, et siis see nagu ajagraafik hakkab kärisema. Ja seetõttu on jälle järelevalvena see, et sa esiteks ütled, mille kohta sa näidiseid tahad ja teine asi on see, et torgid see teemat ise takka, et kuulge, hakkame tegema. Et jah, meil läheb neid tulemusi vaja aasta pärast, aga hakkame kohe peale. Et ma praegu teen Sitsi manufaktuuris, mis on hästi suur objekt, teen ka järelevalvete, sest seal nüüd läheb siis 3. hooaeg hakkab kohe peale, fassaaditööde hooaeg. Ja ütleme nii, et seal näidistega alustati enne seda alustati juba projekteerimise protsessis, kus hakati otsima sobivat telliskivi, siis kui järelevalve, seda tehti juba arhitektidega, siis kui mina järelevalvena alustasin, siis hakkasime otsima sobivat vuugimörti, sobivat vuugikuju, kõiki neid asju, et see kõik nagu võtab natukene aega ja kui sul on teada, et okei, me see aasta fassaaditöid ei tee, et hakkame järgmine aasta tegema, et aga saad juba eelmisel hooajal seda nagu järgi proovida ja katsetada, et see ei jääks nagu viimasele minutile, et see võib-olla on oluline asi. Ja proovitööde puhul siis veel üks teema, millega olen mitu korda näppu lõiganud ja kõige paremad õppetunnid on ikka need, kus asjad lähevad valesti. Sellepärast räägingi kohe, et kuhu see näidis teha. Teaduste
Akadeemia instituutide maja Estonia teatri vastas, terrassiitklohvi parandused. Tegime palju näidiseid, otsisime põhjalikult, et milline see õige paranduskrohv peaks olema. Vaatasime, võrdlesime fassaadil ja saime täitsa hea tulemuse justkui. Ja siis on lõpptulemus siin. Et mis läks valesti? Lühidalt öeldes läks valesti see, et me tegime näidiseid, seal on 2 fassaadid terrassiitklohvidega, see on Estonia poolne külg, meie tegime näidiseid teatriväljaku poolsel küljel. Ja et see on nüüd üks ja sama see näidise lapp, et see on siis nüüd, et see on nagu see, ühesõnaga, et see on see kokkulepitud näidis nii-öelda, et see on siis see paranduskoht, et tõesti see paranduskoht vastab sellele näidisele, mis me tegime ja kus me seal teisel fassaadil saime tõesti suurepärase tulemuse, nii et pole nähagi. Ja siis on ta nüüd siin fassaadil, ongi näha, et kui suur see vahe on. Ja see on see asi, mille peale lihtsalt ei tulnud, et seda peaks neid seda kõrvutama väga paljudes erinevates kohtades. Ja et mitte päris endale nüüd siis tuhka pähe raputada lõpuni on siis see, et tegelikult see üks ja sama fassaad, see, mis nagu nässu oli, isegi seal oli päris suur varieeruvus. Et see on ikka see sama näidise tükk, nüüd jälle kõrvutatuna originaalpinnaga, et siin on ta nagu peaaegu seal samal fassaadil, siin on ta täiesti mööda see sama fassaad. Et sellised asjad võivad nagu hakata mõjutama ja ega seda muud moodi ei tea, kui oleks pidanud selle tükiga käima ringi ja vaatama, et kas siia sobib või ei sobi. Takkajärgi on juba hea tark olla. Ja ma ei tea, lõpetuseks see, et ega tegelikult kõik ei olegi võimalik ette näha, et püüda siis ikkagi anda nagu endast parim ja see on ka üks selline minu lõbusate lugude kategooriasse kuuluv näide, et EKA maja, kus oli siis kokkulepe, et üks trepikoda jääb sellisena, nagu ta on ja me seal midagi nagu tegema ei hakka, et seal on sellised maalingud, aga neid hakkavad siis kunagi restaureerimistudengid välja puhastama või et las ta siis jääb niimoodi. Me terve ehituse aja ehitajad sai neid liistule hoitud, et ei näpi. Elektrikutega vaatasime, kus me lähme juhtmetega. Kõik oli nagu väga hea, selline 1,5 aastat. Ja siis nagu sattun juhuslikult sinna trepikotta 1,5 nädalat enne objekti üleandmist või nädal enne objekti üleandmist. Mis ma näen? Koristaja püüdlikult õõrub seinu puhtaks. Et nagu et on asju, mida sa ei suuda ette näha ka nagu parima tahtmise korral. Aga päris palju on siiski võimalik ja hea suhtlemisega saab kõigest üle. Aitäh!